Kindlasti klientidel on küsimus, et kas meie majadega saab päikesepaneele kasutada, ei saa kasutada, nii edasi, et arhitektuurse poole pealt Liis võib-olla juhatad teema sisse. Jah, see esmane vastus on, saab kasutada. No siis sellega saime selle teemaga kokku võtta. et eks see nüüd natukene kõik jälle, see on jälle üks aspekt, mis on tulnud tegelikult juurde arhitektuurse lähteülesande nagu püstitamisel, et kas see soov on ja millised need võimalused selle soovi realiseerimiseks siis antud asukohas on, et kindlasti tuleb arvestada kõigepealt kinnistuga, et kas seal kasvavad kõrged puud, mis annavad varju ja millised võimalused on siis leida selliseid lagedamaid alasid, et nende paneelide peale siis päike ka paistaks, sest niisama ilu pärast neid ei ole mõtet panna, kui nad tootma midagi ei hakka. Teised aspektid on täpselt samamoodi, mis nüüd puudutab katusele paigaldatavaid paneele, et kui palju meil on katusest tulevaid läbiviike, mis tekitavad varjusid, milliseid paneele inimene plaanib kasutama hakata ja kuidas see siis nagu seda arhitektuurset lahendust võib või saab mõjutada. Et üldiselt võiks päikesepaneelid jagada kaheks, et ühed on siis sellised, mis paigaldatakse, on eraldiseisvad raamid ja eraldiseisev paneel, mis paigaldatakse katusekatte materjali peale ja teised on siis see, mis integreeritakse siis katuse sisse ja seal need jagunevad siis omakorda siis kas sellisteks, mis on täiskatuse lahendused, ehk siis sul on paneelid, mis katavad siis kogu katuse ära, või nad on siis integreeritavad lahendused, kus ta siis asendab kas näiteks katusekivi mingis osas või katusekatte plekki mingis osas. Et need on nagu need peamised täna turul olevad võimalused, et millist klient valib, sõltub nüüd tema nii-öelda enda valikutest, mõnevõrra ilmselt ka eelarvest ja personaalsetest soovidest võib-olla ka. Et päikesepaneelide puhul kindlasti peab arvestama ilmakaartega ja peab arvestama katusekalde nurkadega. Et taaskord jõuab see tagasi sinna päris alguse arhitektuurse projekteerimise etappi, et kuidas maja paikneb kinnistul ja kus kohas on võimalikud need päikesepaneelide paigaldamise kohad. Et vastavalt siis ka sellele see päikesepaneeli tootlikkus siis muutub, et kas ta on lõuna suunas või ta on lääne suunas, et mõnevõrra tuleb ka siin mõelda, et mismoodi seda päikeseenergiast saadud energiat siis nagu talletatakse, et kas see müüakse tagasi võrku või sa tahad seda kõigepealt tarbida enda tarbeks ja ülejäägi siis võrku saata või siis salvestada akupaneelidesse. Et neid võimalusi tõesti on väga palju ja igal ühel on nii-öelda nagu omad plussid ja miinused ja mõnevõrra sõltub jällegi kõik ka kliendi elustiilist, ütleks ma siis niimoodi äkki või. Et kui sa oled päevasel ajal palju kodune ja sa saaksid suvisel ajal, kui päike toodab sulle selle elektri kohe iseenda tarbeks ära kasutada, siis see on nagu see kõige mõistlikum näiteks elektriautot laadades. Et sa oledki kodus, teed süüa, pesed pesu, laed elektriautot, või siis laed siis mingid akusid, et sa saaksid seda energiat nagu ise otse ära kasutada, et see on see kõige optimaalsem viis vähendada siis igasuguseid ülekandeid. Aga tihti see elu on pigem see, et sa kodus päevasel ajal ei ole, vaid sa tuled koju õhtul, et kas sa siis tahad, mis elektrit, kui palju ja sa tahad tarbida, et siin mõnevõrra tuleb nagu seda ka arvestada, aga üldiselt võiks öelda, et kõikidele katustele saab neid panna. Kõikide katuste peal nad toodavad vastavalt siis sellele, millised tingimused ümber. Võib-olla Üllar jah seda tootlikkuse poolt kommenteerib, sest tihti jälle kliendid küsivad minu käest seda, et kuidas see Eesti oludes tegelikult toimib. Ja me tegime natuke kodutööd ka ja tehnilise poole pealt võib-olla kliendil on kõige hoomavam, et millest me siis täpselt räägime, et kui palju paneele, kui palju tootlikkust. Aga ma tulen ka natukene ringiga, et kõigepealt mis puudutab nendest varjudest. Et meil on üks objekt täna, kus tegelikult majad
asuvad ka natukene ütleme puude rüppes ja siis oli seal ka nagu planeering või ütleme, kui me seda planeerisime, et panna päikesepaneelid, mitte panna. Ja me tegelikult läksimegi kuni selleni välja, et me läksime krundile kliendiga ja vaatasime enam-vähem, kus meil see kõige kõrgem see päikese nurk on, et kella 12 ajal umbes, et kui kaugele see vari siis tegelikult nendel puudel, mis seal ehitusala piiri lähedale jäävad, et kuhu see vari tegelikult siis kandub. Et mõelge ka ise täiesti julgelt sellist asja, et kõigepealt vaadake, et millised puud teil alles jäävad, kui teil on nagu selline puuderohke krunt. Ja siis kindlasti arhitektid oskavad väga hästi võtta ka päikesenurgad mingisugustel kellaaegadel ja mingisugustel aastaaegadel. Et kas ta tegelikult ikkagi see vari tõuseb teile katuseni või ei tõuse. Esmase töö saab kindlasti tellija ise ka ära teha, aga lõpuks on ikkagi see, et tulevad spetsialistid kohale, kes siis selle kõik ära simuleerivad nii-öelda, kuidas tegelikult see päikeseenergia seal töötab. Absoluutselt. Ja teine asi on siis tehniliste teemadega jätkates, et tegelikult see tootlikkus, selline kõrghooaeg, millal ta toodab sul, ta ikkagi hakkab seal laias laastus maist kuni ütleme siis septembri alguseni. Et enne maid ja septembri teisest poolest tegelikult see tootlikkus langeb päris kõvasti meie piirkonnas. Et nüüd on kohe kliendil kindlasti kaadri taga küsimus, et aga siis vist nagu on nii vähe, et kas on üldse mõtet. Ja nüüd ma toon konkreetselt numbrid lauale. Et küsisin kliendi käest, kellel oli siis paneelide nimivõimsust paigaldatud 11,5 kilovatti, et mis on see reaalne tootlikkus. Ja nii nagu Liis tegelikult ütles, et loomulikult katuse kalle mängib rolli natuke ja mängib rolli ilmakaar, et kuhu poole see katus suundub. Et kõige ideaalsem oleks ta, eks ta suunduks lõunasse. Antud siis niinimetatud näidisnumbri projekt, et seal ei suundu katus ideaalselt lõunasse, Kirja-Kagu siis edelasse tegelikult. Et justkui oleks nagu veidikene halvendatud ala. Kui ma nüüd peast ei mäleta, peast mäletan õigesti, et vist kõige ideaalsem oli seal 45 kraadi kanti see katuse nurk, et antud majal ei ole ta nii kõrge, et tal on tegelikult 30, kas 4 või 3 või midagi sellist. Ja nimivõimsus, paneelide nimivõimsus, mida on katusele paigaldatud 11,5 kilovatti ja aastane tootlikkus on 9900 kilovatti sellel aastal ja eelmine aasta 2021 oli 9800 kilovatti. Et see aasta ilmselt midagi toodab ta veel seal. Et see on nagu siis, see on siis nagu käega katsutav vaade ja nüüd, kui me tulime siia selle kilovati juurde, mis me ennem rääkisime näiteks kütte puhul, et kui palju siis meie tänane 3D-s vaadeldav maja reaalselt kütet tarbis. Aga siinkohal, et tegelikult selle maja energiakulu oli ikka arvestatud kõikide kuludega, mitte ainult küte, vaid ka valgustus ja tarbe, elekter ja kõik muu selline. Ja see oli siis lähes 12 000 kilovatti. 12 000 kilovatti, jah. Et selles mõttes on ikkagi, ma saan aru, et sisuliselt sellise 200 ruutmeetrise maja energiatarve, aastane energiatarve sai siis 11,5 kilovatise päikesepaneeli nimivõimsuse juures tagatud. Jah, loomulikult antud majal küll oli, eks ju, meil lame katus, eks ju, seal tuleks siis... Ja, me ei too selles mõttes paralleele, aga põhimõtteliselt sellise suurusega maja sai siis oma energiatarbe rahuldatud sellise päikesepaneelide hulgaga teise maja näol. Natuke jäi puudu. Natuke jäi puudu, aga selles mõttes väga suur osa. Et siis loomulikult on küsimus, kasutan akusid, ei kasuta akusid. Tegelikult küsimus on tasuvusajas, ainult tasuvusajas, et täna kõrgemate elektrihindadega tegelikult tasuks neid akusid kindlasti juba võib-olla mõelda, paluda läbi kalkuleerida.
Tänaste energiahindade juures see üldse päikesepaneelisüsteemi tasuvus on kindlasti väga palju paranenud antud kliendi puhul, kui ta selle investeeringu tegi. Pluss-miinus kalkulatsioon näitas talle seda, et kuskil 13-14 aastat oli tasuvus. Aga see oli vahetult enne koroonat. Koroona ajal ja nüüd ka sõja ajal, et selle energia hind on kordades tegelikult ju tõusnud, et kui me täna juba räägime siin 4000 eurot megavatt, mis ta siis kilovatti on 4 eurot. 4 eurot kilovatt. Kui see klient tegi endale selle kalkulatsiooni panna, mitte panna seda päikesepaneelit, et siis keskmine kilovatti hind oli 5 senti. Et okei, 4 euroseid vahvaid üllatusi, ma loodan, et väga tihti enam ei tule. Aga keskelt läbi me räägime ikkagi päeva keskmisest hinnast, eks ju, seal 20–30 senti kilovatt, nüüd universaalteenusega vist sinna 20 kanti tahetakse minna. Et see annab siis nagu väikese sellise ülevaate, et kui 5 sendiga oli 13-14 aastat ja nüüd on, eks ju, 20 senti energia hinnatase, et siis annab selle suurusjärgu. Igal juhul tasub mõelda, tasub enda arhitektiga koos seda mõtet mõlgutada, et kui isegi kohe ei pane, et kas ma panen hiljem seda ja just nimelt need läbiviigud, et korstnad ja ventilatsiooni väljaviigud ja need, et sellisel juhul tasuks planeerida pigem põhja poole.